Meie kanali isikuvideote sari on jõudnud ajaloo ühe kurikuulsaima riigitegelaseni, Jossif Stalinini. Loomulikult moodustab kõik järgnev vaid pisikese osa Stalini elust ja tegevusest, kuid loodame, et järgnev suudab teile paremini edasi anda, milline isik oli siis Jossif Vissarionovitš Stalin. Jossif Stalin tuli siia ilma 1878. aastal. Kui siis elas maailmas 1,4 kuni 1,5 miljardit inimest, siis praegu märgatavalt rohkem 8,2 miljardit. Samal aastal, kui Stalin sündis, hakkas meie Karl Robert Jakobson välja andma ajalehte Sakala. Ja samal aastal Toomas Alva Edison patenteeris fonograafi. Võib öelda veel seda, et Staliniga ühel aastal sündis meie legendaarne kirjanik Anton Hansen Tammsaare. Nõukogude ajal tähistati Stalini sünniajana 21. detsembrit 1879. Tegelikult kirikuraamatute järgi oli Stalin sündinud hoopis 6. detsembril 1878 ehk aasta võrra varem. Stalin oma bolševiku karjääri jooksul moonutas hiljem palju oma nooruspõlve fakte. Aastani 1920 oli igal pool kirjas, et Stalin ongi sündinud 1878, kuid juba 1925. aastal käskis ta oma sekretäril kinnitada ametlikuks daatumiks 1879. Miks ei teata tänapäevani? Rääkides Stalinist ei saa üle ega ümber Eesti NSV Kirjanike Liidu pikaaegsest esimehest Juhan Smuulist, kes kirjutas lausa teose Poeem Stalinile. Selline vaade avaneb, kui avame Juhan Smuuli teose Poeem Stalinile. Ja 1949. aastal kirjutatud Juhan Smuuli Poeem Stalinile lõppes siis niimoodi, tsiteerime. Te nimi raiutud on meisse ja kogu rahva südamesse. Tark, armastatud, inimlik. On teie nimi lipusiidis, on marmoris ja on graniidis. Suur, särav, uhke, leegitsev. Saab teie võimsaks monumendiks kord punast lippu kandev maa. Veel aastatuhandete pärast see päikses sinetab ja särab ja tormab mööda kindlat teed. Vaba, õnnelik, kommunistlik, mustmiljardtonnine planeet. Muide, Smuuli teosega Poeem Stalinile on seotud üks pikantne asjaolu. Smuul sõitis kord Moskvast Tallinnasse rongiga ja tal oli selle poeemi käsikiri kaasas. Tapa jaamas tehti vahepeatus, Smuul läks seal Vaksali puhvetisse ja hakkas konjakit manustama. Ta läks sellega liiale, nii et rong sõitis Tallinnasse. Telegrafeeriti siis Balti jaama, et Smuuli käsikiri on seal. Miilits sai selle käsikirja õnneks siiski kätte. Jossif Stalini õige sünninimi oli Josep Džugasvili. Tema isa nimi oli Peso ja on räägitud, et Peso vanaisa oli olnud Osseet. Ehk siis Stalinil oli osaliselt ka Osseedi päritolu. Ja nimi Džugasvili tähendab siis Džuga poeg. Mida see Džuga siis tähendab? Stalini ema sõnul rääkinud Peso ehk Stalini isa talle, et nime aluseks olevat Gruusia sõnatüvi džogi ja džogi tähendab karjust. Alates aastast 1910 hakkas tasapisi välja kujunema Jossif Džugasvili pseudonüüm Stalin. Ilmselt andis oma osa see, et nimi oli keeleliselt või kõlaliselt sarnane Lenini nimele ning Stalinil oli ka sõbratar nimega Ljudmila Stal, vana bolševik. Ta kasutas Stalini nime rahvusküsimuse artiklis ja see artikkel tegi talle nime ja tõi suurema kuulsuse. See ilmselt ongi põhjus, miks Stalini nimi Džugasvilile lõplikult külge jäi. Stalin, nii nagu ka Lenin, kasutas oma elu jooksul väga paljusid pseudonüüme või siis hüüdnimesid. Eks olnud ju tema õige nimigi Jossif Džugasvili. Peale Stalini kasutas ta näiteks selliseid hüüdnimesid või pseudonüüme nagu Petrov, Ivanovitš, Ossip Koba, Ivanov, kaukaaslane, piimamees, rõugearmiline, lonkur, taaruja, David, preester, Koba Stalin. 1945. aastal väljutati Eesti NSV-s taoline brošüür pealkirjaga Eesti rahva kiri suurele juhile ja õpetajale seltsimees Stalinile ja see kiri algas siis niimoodi. Kallis seltsimees Stalin. Eesti töötav rahvas saadab teile, kallis seltsimees Stalin, meie suurele juhile,
parimale sõbrale ja Punaarmee geniaalsele väepealikule Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi 5. aastapäeva ja fašistliku Saksamaa üle suurima võidu saavutamise puhul oma südamlikemad tervitused ja parimad soovid. Stalin arendas oma lähimates kaastöölistes välja alaväärsuskompleksi. Ta ütles neile pidevalt niimoodi: te olete pimedad kui pisikesed kassipojad. Ilma minuta kägistaksid imperialistid teid kohe ära. Erinevalt mõnest teisest Nõukogude Liidu juhist pole Jossif Stalin teadaolevalt mitte kunagi Eestis käinud. Küll on aga teada tema arvamus Eesti rahva kohta, mille ta edastas Johann Laidonerile, kui Laidoner käis Moskvas, ja Stalin ütles siis Eesti rahva kohta niimoodi, tsiteerime Jossif Stalinit: ei ole maailmas suuri ega väikseid rahvaid, on vaid rahvad, kes oma tööga on inimkonna kultuuri varasalvedesse kogunud palju väärtuslikke varasid. Need rahvad on suured, vaatamata oma arvule. Nende hulka kuulub ka Eesti rahvas. Lugedes Stalini kohta kirjutatud teoseid, võime märgata, et paljud inimesed on öelnud, et Stalin suutis inimesi võluda. Suutmata ilmutada tõelist kaastunnet, oli ta teisest küljest meister sõprussidemeid sõlmima. Kui võttis eesmärgiks kellelegi meeldida, oli Stalin lausa vastupandamatu. Tšekist Sudoplatov on arvanud, et raske on ette kujutada, et selline mees nagu Stalin võib sind petta. Tuletame meelde, et ka meie poliitik Jüri Uluots uskus, et Stalin peab oma sõna ja ei okupeeri Eestit. Nii üllatav kui see ka ei ole, siis Jossif Stalin on olnud ka tänapäeva mõttes Tallinna linnavolikogu liige. Tõsi, toona nimetati seda asutust töörahvasaadikute nõukoguks. Võisime toonasest ajakirjandusest lugeda niimoodi: 30. jaanuaril 1953 levis Tallinnas rõõmusõnum. Suur Stalin andis oma nõusoleku kandideerida Tallinna linna töörahvasaadikute nõukogus saadikuks. Lugu sellest, kui naeruväärseks juba Stalini isikukultus tema elu lõpuperioodil kujunes. 10 aastat pärast Stalini surma 1960. aastatel üks majandusjuht, kelle nimi oli Borissov, jutustas oma visiidist Stalini juurde. Ta ütles siis niimoodi: mind kutsuti Stalini juurde. Kui tundsin tema käepigistust, tabas mind otse kui välgulöök. Lahkudes peitsin ma käe pintsaku hõlma alla, istusin autosse, kihutasin koju ning vastamata naise ärevatele küsimustele ruttasin voodis magava väikese poja juurde. Ma võtsin käe ja silitasin tema peakest, et tedagi puudutaks stalinlik soojus. Pärast teist maailmasõda valiti Stalin lausa 2 korda Eesti NSV Ülemnõukogu ehk tänapäeva mõttes parlamendi liikmeks. 1951. aasta Eesti NSV ajakirjandusest võisime lugeda, et Stalin registreeriti Eesti NSV Ülemnõukogu saadiku kandidaadiks. Suure rõõmuga võtsid tallinlased vastu sõnumi sellest, et suur Stalin andis oma nõusoleku kandideerida Eesti NSV Ülemnõukogu saadikuks Tallinna valimisringkonnas number 3. Väljendades kogu Eesti rahva piiritut armastust ja ustavust oma armastatud ja kallile õpetajale ja sõbrale, seltsimees Stalinile, palusid Volta tehase ja masinaehitustehase töötajad oma otsuses, mis võeti vastu määratu suure vaimustusega, seltsimees Stalinilt nõusolekut kandideerida Eesti NSV Ülemnõukogu saadikuks Tallinna valimisringkonnas number 3. Kui saabus Stalini nõusolek, siis sellele teatele järgnes tormiline ovatsioon ja hüüded. Tänu armastatud Stalinile ja hurraa seltsimees Stalinile. Üks tahanovlane läks kõnetooli ja ütles: ma ei leia sõnu, et väljendada oma rõõmu selle üle, et seltsimees Stalin rahuldas meie palve, andis oma nõusoleku kandideerida Eesti NSV Ülemnõukogusse. Ka üks teine stahanovlane läks kõnetooli ja ütles: olen sügavalt erutatult ja piiritult rõõmus teate puhul, et meie suur juht ja õpetaja, armastatud Stalin, andis oma nõusoleku kandideerida Ülemnõukogusse. Mõni näide selle kohta, millist määratut mõju oma Stalin tihtipeale ka nende inimeste üle, kelle ta oli lasknud saata vangimajja. Laskis ta saata vanglasse näiteks Molotovi abikaasa Polina. Polina teadis väga hästi, tänu kellele ta vanglasse sattus, kuid kui Stalin oli surnud, lasti Polina vanglast välja. Polinat ei huvitanud üldse enda saatus, vaid tema esimene küsimus oli: milline on lugu Staliniga, kuidas on Stalini tervis? Kui Polinale öeldi, et Stalin on surnud,
kukkus Polina minestunult kokku. Stalini teise naise Nadežda Allilujeva vend oli Pavel ja Paveli naine oli Ženja. Ta oli mõnda aega ilmselt ka Stalini armuke. Stalin laskis Ženja saata vangimajja. Kui Ženjat hakati vangimajja viima, ütles Ženja niimoodi: kerjakoti ja vangimaja eest pole mitte keegi kaitstud. Kuid kui Stalin suri, lasti Ženja vangist välja ja Ženja oli siis vangimaja väravas hüüdnud: lõpuks ometi päästis Stalin meid kõiki. 1952. aastal ehk siis aasta enne Jossif Stalini surma jagati Eesti 3 oblastiks: Tallinna, Tartu ja Pärnu oblastiks. 1953. aasta veebruaris toimusid valimised kõigisse 3 oblasti nõukogusse ja suure üllatusena kandideeris igale poole ka Jossif Stalin ise. Seoses valimistega Tallinna oblasti nõukokku kirjutas toonane ajakirjandus niimoodi: valimisjaoskond number 1. Siin kandideerib Tallinna oblasti töörahvasaadikute nõukogusse nõukogude rahva suur juht ja õpetaja, seltsimees Jossif Vissarionovitš Stalin. Rõõm särab hääletuse algust ootajate nägudel. Neile on osaks saanud suur au hääletada armastatud ja kalli juhi poolt. Kuidas toimusid valimised Pärnu oblasti nõukogusse? Valimisjaoskonnas kell 5 hommikul oli juba palju rahvast. Kõik tahtsid saada esimesena hääletussedelit, sest sellele hääletussedelile oli ju kirjutatud kõige kallima, kõige armastatuma inimese, seltsimees Stalini nimi, kes kandideeris seal valimisringkonnas. Kuidas toimusid valimised Tartu oblasti nõukogusse? Valimisjaoskonna number 9 keskus. Siin kandideerib nõukogude rahva ja kogu progressiivse inimkonna suur juht Jossif Vissarionovitš Stalin. Lõppematu vooluna, gruppidena ja üksikult tulevad valijad. Suurele Stalinile mõeldes lasevad nad hääletussedelid valimiskasti. Kuidas toimus valimistulemuse teatavaks tegemine Tallinna oblasti nõukogu valimistel? Ajakirjanduses kirjutati niimoodi: on kesköö, raadiost kõlavad Kremli kelladel löögid. Pidulikus vaikuses avatakse valimiskastid. Valimiskomisjon asub häälte lugemisele. Ja mis seal siis selgus? Selgus, et piiritu on rahva armastus suure juhi vastu. Paljudele valimissedelitele on valijad kirjutanud oma mõtteid ja tundeid väljendavaid lauseid, palavaid tänuavaldusi suurele juhile selle eest, et ta on töötajaid ümbritsenud isaliku hoolitsusega. Selgus ka see, et töötajad hääletasid üksmeelselt nõukogude rahva kõigi võitude innustaja ja organiseerija, suure juhi õpetaja seltsimees Stalini poolt. Stalin ja vene keel. Kori vaimulikus seminaris õppides omandas Stalin väga hea vene keele oskuse, sellepärast et õppetöö toimus vene keeles, kuid elu lõpuni ei vabanenud Stalin ülitugevast Gruusia aktsendist ja tugev Gruusia aktsent kõnes oli muide ka Lavrenti Berial. Stalin püüdis õppida saksa keelt, et lugeda Karl Marxi ja Friedrich Engelsi teoseid originaalis ja Stalin püüdis õppida ka inglise keelt. Tal oli raamat, mille pealkiri oli Inglise tööliste vabadusvõitlus. Sellegipoolest ei omandanud Stalin kogu oma õppimise tulemusena kumbagi keelt ladusalt. Oma laialdase lugemuse tõttu oli Stalin kindlasti intellektuaal. Kui arvestame kõiki Venemaa valitsejaid aegade algusest saadik, siis Stalin oli neist kõige enam lugenud valitseja üldse. Stalini raamatukogu koosnes 20 000 kapsaks loetud köitest. Stalinil olid muuseas väga head teadmised näiteks antiikajast ja mütoloogiast. Ta võis tsiteerida nii piiblit, Anton Tšehhovit, vahva sõdur Šveiki, aga näiteks ka Napoleoni, Bismarcki, Talleyrandi ja muide Stalin jumaldas ka näiteks Cooperi teost Viimne mohikaanlane. Poeet Jossif Stalin. Nooruspõlves kirjutas Stalin luuletusi ja kord viis ta oma luuletused ühe Gruusia ajalehe toimetusse ja 1895. aastal need luuletused seal ka avaldati, lausa 5 tükki. Stalini luule kohta on öeldud niimoodi: nende romantilised kujundid ei olnud originaalsed, kuid nende ilu seisnes rütmi ja keele õrnuses ja puhtuses.
1949. aastal tähistati Stalini 70. juubelit ja selle puhul tellis Lavrenti Beria salaja parimatelt luuletõlkijatelt nende Stalini luuletuste venekeelsed tõlked. Kuid alles siis, kui tõlketöö veel kestis, said need tõlkijad karmi korralduse, ilmselt Stalini enda poolt, et töö tuleb pooleli jätta. Toome ühe näite poeet Jossif Stalini luulest. Luuletuse pealkiri on Pühendus kuule, toome ühe väikese fragmendi sealt. Sa liugle, sõna öises taevas. See pilvedesse mattunud maa, seal sinu hõbedases säras, paks uduloor peab hajuma. Nooruses, kui Jossif Stalin õppis koorivaimulikus seminari, siis tema oli laulmisõpetaja lemmik kooripoiss. On öeldud seda, et Stalin laulis kauni, maheda ja samas kõrge häälega. Teda kutsuti sageli pulmadesse laulma. Ameerika Ühendriikide teise maailmasõja aegse presidendile Harry Trumanile ütles kord Stalin niimoodi, et muusika on suurepärane asi, mis muudab inimesed vähem loomalikuks. Stalinil olevat tõesti olnud haruldaselt täiuslik ja mahe lauluhääl ja üks tema alluvatest on koguni öelnud, et Stalinist oleks võinud saada suurepärane elukutseline laulja. Ilmavaatleja Stalin. 1899. aasta lõpul palgati Stalin ilmavaatlejaks meteoroloogiakeskusesse, milles seisnes siis Stalini töö. Ta pidi iga tunni tagant kontrollima temperatuuri ja õhurõhku ja Jossif Stalin sai selle eest palka 20 rubla kuus. Muide, üle 70% meie kanali vaatajatest pole vajutanud tellinuppu. Kanali tellimisega ei kaasne mingeid kohustusi ja see on tasuta. Seega, aidake meil astuda sammuke lähemale eesmärgi täitumisele, 10 000 tellija kokkusaamisele. aitüma toetuse eest! Nõukogude diktaatorina töötades õnnestus Jossif Stalinil ainult 2 korda Nõukogude Liidu piiridest välja saada. Toimus see 1943. aastal Teherani konverentsil ning teist korda 1945 Potsdami konverentsil. Ja muide, kui Stalin läks Teherani konverentsile 1943. aasta lõpupoole, siis see on ainukene kord, kui Jossif Stalin sõitis lennukiga. Rongiga mindi Bakuusse ja Bakuust edasi siis lennukiga Teherani. Ja on teada, et lennu ajal tundnud Stalin ennast halvasti ja pärast seda lendu valutanud Stalini kõrvad mitu nädalat järgemööda. 1907. aastal juhtus Stalin külastama Inglismaad ja Londonis nägi ta esimest korda näiteks ka Lev Trotskit. Kuskil pubis oleks Stalin East Endi sadamatööliste käest peaaegu peksa saanud. Väidetavalt päästnud ta peksa saamisest ära Maksim Litvinov, tulevane Nõukogude välisminister. Nõukogude ajaloo kindlasti kõige kuulsamad riigimehed on Vladimir Lenin ja Jossif Stalin. Kuidas toimus nende meeste esimene kohtumine? Stalin ja Lenin kohtusid esimest korda 25. detsembril 1905 Soome linnas Tamperes ja Stalin on siis selle kohtumise kohta öelnud niimoodi. Kujutage ette minu pettumust, kui ma nägin kõige tavalisemat inimest, kes oli alla keskmist kasvu ja ei erinenud mitte millegi poolest lihtsurelikest. Jossif Stalin ja Adolf Hitler, 2 legendaarset riigijuhti. Kas nad kunagi omavahel kohtusid silmast silma? Ilmselt mitte. Kuid 1913. aasta algul elas Stalin mõned kuud Viinis. Samal ajal elas Viinis ka Adolf Hitler. Seega pole võimatu, et kusagil tänaval juhuslikult teineteist tundmata kohtusid siis 34-aastane Stalin ja 23-aastane Hitler. Kuid on räägitud ka seda, et 1939. aasta oktoobris olevat Stalin ja Hitler kusagil vallutatud Poola territooriumil kohtunud. Kas see ka nii oli, kindlad andmeid siiski pole. Pärast sõda ühel Musta mere ääres toimunud õhtusöögil küsiti Stalinilt, kas Hitler oli vaimuhaige või lihtsalt tavaline seikleja. Ta oli kindlasti seikleja, aga seda, et ta hull oli, ma ei arva. Hitler oli andekas mees. Ainult andekas inimene on suuteline saksa rahvast ühendama, nii ütles Stalin. 1934. aasta detsembris laskis ilmselt Stalin tappa populaarse Leningradi parteijuhi Sergei Kirovi, kellest ta hakkas kartma endale konkurenti, kuid Stalin ilmutas ka siin suurt näitleja meisterlikkust ja silmakirjalikkust. Ta sõitis koos Molotovi ja teiste seltsimeestega otse kohe Moskvast Leningradi peale seda mõrva ja rongilt maha astunud
marssis ta kohe NKVD kohaliku ülema Filipp Medvedi juurde ja lõi talle kinnastatud käega rusikahoobi vastu nägu. Kirovi surnukehale ütles Stalin niimoodi: hüvasti, kallis sõber, me maksame sinu eest kätte. Stalin kartis kohutavalt atentaati ja ta nägi igal pool vaenlasi. Varsti pärast Sergei Kirovi mõrva 1934. aasta detsembris jalutas kord Stalin ühe mereväe ohvitseriga mööda Kremlit. Nad möödusid vahimeestest, kes nüüd seisid iga 10 meetri järel ja neid pilguga saatsid. Kas näete neid, küsis Stalin ohvitserilt. Sa lähed mööda koridori ja mõtled, milline neist? Kui see seal, tulistab ta sind selja tagant kuklasse, kui aga see, tulistab ta sind näkku. Jossif Stalini teisikust pärast seda, kui ilmselt Stalini enda käsu peale oli 1934. aastal Leningradis tapetud sealne parteiliider Sergei Kirov, andis Stalin julgeolekuteenistustele korralduse leida inimene, kes oleks temaga välimuselt täiesti sarnane. Ja välja valiti juudist raamatupidaja Ukrainast, kelle nimi oli Jevsei Lubitski. Temaga hakkas siis Moskva lähedases suvilas tegelema terve meeskond kosmeetikuid, rätseppasid ja juuksureid. Ja pärast dublandi töötlemist need inimesed hukati. Stalin andis käsu likvideerida ka Lubitski perekond. Esimest korda mängis Lubitski Stalinit kohtumisel Šoti kaevurite delegatsiooniga, kuid 1952 laskis Stalin Lubitski arreteerida ja ta Siberisse saata. Huvitavaid andmeid Stalini elust tema Moskva lähedases suvilas pakub meile suvila komandandi asetäitja nimega Orlov, kes on sellest kirjutanud siis oma raamatus. Ja seal raamatus on kirjas, et Stalini julgeolekujuht Lavrenti Beria olevat pidevalt otsinud Stalini lähikonnast spioone. Ja selle Orlovi kinnituse järgi oli Berial harjumus Stalini äraolekul pidevalt tulla tema suvilasse ja seal tubades ringi nuuskida. Kord olevat suvilasse helistatud üleliidulisele kommunistliku bolševike partei keskkomiteest Tšeka liinis ja teatatud, et diivani all, millel Stalin tavaliselt istub, on paigaldatud lõhkesseadeldis. Ihukaitsjad hakkasid diivanit läbi otsima. Järsku astus sisse Jossif Stalin, peatus ja küsis, mida teie siin teete? Stalinile räägiti telefonikõnest. Stalin hakkas naerma ja ütles, ja teie usute seda jama. Muide, Orlov on rääkinud ka Stalini toitumisharjumustest. Stalin jumaldanud vene kapsasuppi, tatraputru mõne tükikese lihaga, kompotti kuivatatud puuviljadest ja mõnikord tellinud Stalin endale ka härjasilma. Atentaatidest Jossif Stalini vastu on räägitud Jaapani eriteenistuste kavast teha Stalinile atentaati 1. mail 1939. Kavas oli aegsütikuga miin paigaldada lausa Lenini mausoleumi ja see pidi plahvatama täpselt kell 10, kui Stalin ja teised Nõukogude juhid seisavad seal tribüünil, kuid asjast ei saanud asja. On räägitud ka Saksa eriteenistuste kavast tappa Stalin 1943. aasta Teherani konverentsil. Ja üks väga huvitav atentaadiplaan on siis selline, et 1944. aasta suvel olevat Joachim von Ribbentropil, kes oli Hitleri välisminister, küpsenud plaan tappa Stalin kusagil konverentsil. Ribbentrop ole kuulnud, et leidub selliseid revolvreid, mis ei erine väliskujult isegi mitte sulepeast ja sellest saavad siis tulistada 6–7 meetri kaugusele. Hitler olevat selle plaani ka heaks kiitnud, kuid asjast ei saanud ka sellel korral asja. Jossif Stalin elas tegelikult väga askeetlikku elu. Tema ihukaitsja Rõõbin on kirjeldanud, et Stalinil olid ainult ühed pidulikumad kingad. Juba sõjaeelsest ajast pärinevaid kingi kandis ta ka pärast sõda. Nahk olnud puha pragunenud, tallad kulunud ning kaitsemeeskond otsustas Stalinile uued kingad teha. Pandi need siis diivani juurde ja visati vanad kingad minema. Stalin küsis hommikul, kus mu kingad on? Talle vastati, seltsimees Stalin, te olete meie partei peasekretär, generalissimus, valitsusjuht. Te liigute ju alatasa avalikes kohtades. Stalin katkestas ja ütles, parem tooge mu kingad tagasi ja kandis neid kingi kuni surmani. Stalin ja liiklusõnnetused. 1933. aasta augustis lõunas puhates põrkas Stalini auto Sotsis kokku ühe veoautoga.
Stalin jäi küll terveks, kuid tuli välja, et see veoki juht oli purjus. Ja muide, Stalinil õnnestus autoavariisse sattuda isegi sõjas purustatud Stalingradi linnas. Nimelt Stalini auto põrkas kokku ühe teise autoga, mille roolis oli üks naisterahvas. Väga kergesti oleks ajalugu läinud teistmoodi 1921. aasta maikuus. Jossif Stalin oli siis suremas, teda tabas mädane pimesoole põletik. Operatsioon oli väga raske ja peale pimesoole tuli Stalinilt kehast eemaldada veel ka suur osa soolest. Jossif Stalin ja maailma ajaloo väljapaistvaim selgeltnägija ja ekstrasensitiiv Wolf Messing. Messing oli Poola aladelt pärit juut, kes kord Minskis esinedes pälvis vabariigi parteijuhi Ponomarenko tähelepanu ja Ponomarenko rääkis Messingist Stalinile. NKVD agendid viisidki Messingi Stalini juurde ja on teada, et Messing ja Stalin kohtusid oma elu jooksul väga palju. Millest nende öised vestlused rääkisid, me paraku ei tea. Küll me teame seda, et Messing ennustas täpselt ette, et sõda Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel puhkeb 22. juuni 1941 ja 40. aastate algul ennustas Messing Siberis Novosibirskis, et teine maailmasõda lõpeb niimoodi, et 8. mail 1945 Saksamaa kapituleerub. 1940. aastal, kui Hitler ründas Prantsusmaad, siis Stalin arvas, et Prantsusmaa peab päris kaua aega vastu ja ta oli väga üllatunud, et Prantsusmaa sisuliselt mõne nädalaga langes ja pärast seda oli ta öelnud hämmeldunult oma kaaskondlastele: nüüd peksab Hitler meil kõigil ajud sodiks. Teise maailmasõja ajal 1943. aastal Teherani konverentsil kinkis Briti peaminister Winston Churchill Stalinile Stalingradi mõõga ja Churchill ütles mõõka üle andes siis niimoodi: marssal Stalin kuulub Venemaa kuulsaimate isikute hulka. Ta väärib nime Stalin Suur. Teise maailmasõja aegne Briti peaminister Winston Spencer Churchill oli absoluutselt veendunud, et Jossif Stalinil olid teatud hüpnotiseerija võimed. 1957. aastal rääkis Churchill lugu, et Jalta konverentsi ajal 1945. aastal olevat ta otsustanud, et kui Stalin astub ruumi, siis tema, see tähendab Churchill, püsti ei tõuse. Kuid nii kui Stalin tuli ruumi, Churchill tõusis enda tahte vastaselt püsti ja muide ühe teise Venemaa juhi Vladimir Lenini kohta on samuti räägitud, et ka temal olevat olnud hüpnotiseerija võimed. Näiteks Lenini armuke Inessa Armand rääkis, et Lenin olevat teda pidevalt oma pilguga hüpnotiseerinud. On laialdaselt teada, et teise maailmasõja ajal vägistasid Nõukogude sõdurid Saksamaal hulga naisi. On räägitud lausa 2 miljonist vägistatust. Ja on teada, et Nõukogude sõdurid vägistasid ka natside koonduslaagrites viibinud vene naisi. Stalin aga sellest eriti ei hoolinud. Ta rääkis Jugoslaavia kommunistile Tšilasele niimoodi: te olete muidugi Dostojevskit lugenud ja teate, kui keeruline on inimese hing. Kujutage nüüd ette meest, kes on läbinud sõjatee Stalingradist Belgradini, üle 1000 kilomeetri tema enda poolt laastatud maad, üle seltsimeeste ja koduste surnukehade. Kuidas saab selline mees käituda normaalselt? Ja mis sellest siis nii koledat on, kui pärast niisuguseid õudusi veidi naistega vallatletakse? 1945. aasta juunikuus toimus Moskvas suurejooneline paraad tähistamaks Saksamaa üle saavutatud võitu ja ülemjuhataja Jossif Stalin otsustas, et ta võtab paraadi vastu hobuse seljas. Stalin muide aga ei osanud üldse ratsutada ja ta hakkas salaja harjutama valge araabia täkuga ratsutamist. 15. juunil 1945 ehk nädal enne paraadi ronis Stalin kannustega saapad ja ratsapüksid jalas poeg Vassili abiga hobuse selga ja andis kannuseid. Ratsu tõusis tagajalgadele. Stalin haaras hobuse lakast kinni ja püüdis sadulas püsida, kuid paisati maha ja kukkus õlamarraskile. Ajanud end jalule, lausus ta sülitades: las Šukov võtab paraadi vastu, tema on ratsaväelane. 1945. aastal pärast seda, kui Stalini juhitav Nõukogude Liit oli saavutanud sõjas võidu Saksamaa üle, tegi Lazar Kaganovitš ettepaneku nimetada Moskva linn ümber Stalinodariks. Omal ajal oli juba Nikolai Ježov teinud selle ettepaneku aastal 1938.
Kuid see Ježovi ja Kaganovitši ettepanek Stalinile ei meeldinud. Ta ütles niimoodi, no milleks mulle seda vaja on? Soome talvesõja ajal oli Nõukogude Liidu kaitserahvakomissariks Kliment Vorožilov ja talvesõda ei kulgenud üldse Stalinile meelepäraselt. Kord suvilas viibides ei suutnud Stalin oma viha talitseda ja hakkas Vorožilovi peale karjuma. Vorožilov vastas samaga. Läinud näost punaseks nagu isa kalkun, röökis ta Stalini peale nõndamoodi. Süüdistab kõigest selles iseennast. Sina olid see, kes hävitas meie armee vana kaardiväe ja lasi meie parimad kindralid maha tappa. Stalin vastas samaga, mispeale Vorožilov võttis Vaagna praetud piima põrsaga ja virutas selle vastu lauda. Hruštšov on sellest kirjutanud ja öelnud niimoodi, sellist vihapurset pole ma oma elus rohkem näinud. Ja on öeldud seda, et vaid Vorožilov võis sellisest asjast puhtalt välja tulla. Stalinile meeldis oma alluvate või kaastöölistega mängida peeneid psühholoogilisi mänge ja kord sattus ses suhtes tema ohvriks ka tulevane parteijuht Nikita Hruštšov ise. Hruštšov ööbis kord Stalini suvilas, järgmisel hommikul läks ta aeda jalutama ja nägi, et Stalin joob lehtlasteed. Hruštšov teretas Stalinit ja päris tema tervise järele. Stalin küsis järsku, ja kes teie niisugune olete? Kuidas te siia sattusite? Hruštšov ehmatas ja ütles, seltsimees Stalin, see olen ju mina, Hruštšov. Stalin ütles, seda tuleb veel uurida, kes te õieti niisugune olete ja läks minema. Üllatunud Hruštšov kõndis mööda aeda ringi ja järsku tuli Stalini valvur tema juurde ja ütles, Nikita Sergejevits, teid kutsub seltsimees Stalin, ta otsib teid kõikjalt. Läks siis Hruštšov tagasi lehtlasse ja nägi, et Stalin joob seal uuesti teed ja siis ütles Stalin talle väga lahkelt. Noh, kus te siis olite, Nikita Sergejevits? Ei tohi nii kaua magada, ma ootan teid juba ammu. 1944. aastal käis Moskvas Stalinil külas legendaarne Prantsuse kindral ja president De Gaulle. Stalin ei suutnud ka De Gaulle'iga kohtudes hoiduda oma võllanaljadest. Oli siis lugu niimoodi, et kohtumisel tõstis järsku Stalin klaasi Kaganovitši terviseks ja ütles, et Kaganovitš on vapper mees. Ta teab, et kui rongid õigel ajal pärale ei jõua, siinkohal pidas Stalin väikese pausi, laseme Kaganovitši maha. Seejärel käsutas ta, tule siia. Kaganovitš tõusis lauast ja nad lõid Staliniga klaase kokku. Seejärel hakkas Stalin kiitma õhujõudude komandöri Novikovi, kes olevat samuti tubli marssal. Joogem tema terviseks. Ja kui ta oma tööd korralikult ei tee, poome ta üles, ütles Stalin. Siis märkas Stalin järsku Hruštšov ja ütles, Hruštšovki andku endast parim. Või muidu puuakse ta üles, sest meie maal on selline komme. Siis märkas Stalin oma üllatuseks või rõõmsaks üllatuseks De Gaulle'i näol vastikustunnet ja Stalin lausus naeru kihistades De Gaulle'ile. Inimesed nimetavad mind koletiseks, aga nagu te näete, teen ma selle üle nalja. Võib-olla ma polegi nii hirmuäratav. Teise maailmasõja lõpu aegadel 1944 ja 1945 hakkas Stalin eriti palju alkoholi tarbima ja pärast neid jõhkraid pummelunge hoiatas tema ihuarst Vinogradov Stalinit liigse joomise eest ja Stalin hakkas seepeale jooma mineraalveega segatud veini. Sellele vaatamata kummutas ta mõnigi kord klaasi ülemäära ning tema tütar Svetlana nägi kord, kuidas purjus Stalin laulis tervishoiuministriga duetti. Oma seltsimeeste täisjootmisest sai Stalini lemmiksport ning ülemvõimu saavutamise vahend. Mõnikord olid prassingud lausa nii pöörased, et tähtsad tegelased tuikusid välja Stalini suvilast, et oksendada. Nad määrisid enda oksega kokku ja nende ihukaitsed pidid nad siis koju tassima. Hruštšov jõi sellepärast eriti ohtrasti, et meeldida Stalinile ja Beriale. Mõnikord jäi Hruštšov nii maani täis, et Beria viis ta koju ja pani ta voodisse, kuid Hruštšov märgas oma voodi seejärel täis. Andrei Štanov ning Aleksandr Ščerbakov ei suutnud joomist enam üldse ohjeldada, neist said kroonilised alkohoolikud ja nad surid juba 1940. aastatel viinatõppe. Kui Kesk-Euroopa vasallid tulid Stalini juurde olengutele, sunniti ka neid jooma.
Tšehhoslovakkia parteijuht Klement Gottwald oli kord nii purjus, et palus Stalinilt, et Tšehhoslovakkia võetaks vastu Nõukogude Liitu. Tema naine, Gottwaldi naine, püüdis Gottwaldi siis päästa ja ütles mõnikord kangelaslikult: lubage, ma joon oma abikaasa eest, seltsimees Stalin. Stalin vaatas kõrvalt oma seltsimeeste infantiilseid mänge ja ütles siis naerdes: te olete nagu väikesed lapsed. Mõnikord jäi Stalin aga nii purju, et pildus oma seltsimehi lausa tomatitega. Stalin naeratas rahulolevalt, kui Molotov istus näiteks tomati peale ja Poskrõbõšov jõi klaasitäie viina, millele oli riputatud soola, ja ta hakkas seepeale siis muidugi oksendama. Vananedes kahanes Jossif Stalini enda alkoholilembus, ent talle meeldis õhutada teisi alkoholi liialt tarbima ja siis nende käitumist kõrvalt jälgida. Tooste öeldi kiiresti ja mitte kellelgi olnud lubatud klaasi tühjaks joomata jätta. Jugoslaavia poliitik nimega Milovan Čilas meenutab üht võidujoomist, mida ta 1948. aasta jaanuaris pealt nägi. Igaüks, kes Stalini õhtusöögil osales, pidi arvama, mitu kraadi on alla nulli väljas temperatuur ja siis tuli trahviks rüübata klaasi täis iga möödapandud kraadi eest. Lavrenti Beria eksinud näiteks 3 kraadi võrra ja hiljem väitnud, et ta oli sihilikult temperatuuri valesti öelnud, sihiga saada rohkem viina juua. Õhkkond Stalini õhtueinetel oli sundimatu ja naljad, paljud neist rõvedad, vallandasid poliitbüroo liikmete rämeda naeru. Andrei Štanov, kes oli Stalini suur lemmik, istus tihti klaveri taga ja lõbustas seltskonda nilbete laulukestega. On öeldud, et Stalin kaasvõitlejate kitsas ringis tarbis ohtrasti vene ropendusi. Kui Stalin kaotas tuju, siis see oli kohutav vaatepilt. Väliskaubanduse minister Menšikov meenutas kord juhtumit, kuidas ta ühel koosolekul pälvis Stalini viha sellega, et ta ei vastanud ühele Stalini küsimusele. Ja Menšikov ütles siis niimoodi: ta vaatas mind kohutava pilguga ja virutas jämeda pliiatsi minu poole nii kõvasti kui jõudis, nii et see libises pikki lauda minu suunas. Kõik tardusid hetkeks. Pärast Stalini surma kurtis tema julgeolekuminister palju näinud Ignatjev, et ta elanud pideva hirmu all. Seltsimees Stalin noomis mind, kasutades roppe ütlusi, nagu ma oma elus polnud varem kuulnudki, ja nimetas mind idioodiks. Pärast teist maailmasõda halvenes kiiresti vananeva Jossif Stalini tervis. 1945. ja 1947. aastal saanud ta kas mitu väiksemat insulti või saanud ta siis hoopis infarkti. 1945. aastal kirjutati Lääne ajakirjanduses, et Potsdami konverentsil 1945. aasta suvel saanud Stalin lausa 2 infarkti järgemööda. 3 korda kaotas Stalin pärast sõda oma kabinetis teadvuse ja korra kaotas ta teadvuse lausa poliitbüroo liikmete silme all. 19. jaanuar 1952 ehk aastakene enne Stalini surma soovitas tema ihuarst Vladimir Vinogradov Stalinil pensionil jääda, sest Stalini tervis olevat niivõrd vilets. Stalin sai aga pahaseks. Võime väita, et Stalini tervise hävitas kõrge vererõhk ja selle kõrge vererõhu põhjustas aastakümnete pikkune suitsetamine. Stalin suitsetas nii sigarette kui ka piipu ja alles aasta enne surma 1952 lõpetas ta suitsetamise ja selleks ajaks loobus Stalin ka saunas käimisest, sellepärast et leili võtmine suurendas Stalini vererõhku veelgi. Vererõhu alandamiseks kasutas Stalin, kes alati kartis arste, sellist moodust, et hommikul või lõuna ajal enne sööki jõi ta keedetud vett, millesse oli lisatud paar tilka joodi. Loomulikult oli selline vahend täiesti kasutu. Pärast teist maailmasõda, kui Stalini tervis halvenes, oli tema põhiteema kaaskondlastele see, et tema on jäänud vanaks ja soovib minna pensionile. Kord tema suvilas juhtus selline asi. Stalin pani grammofoni mängima, keerutas siis jalgu lohistades ja käed laiali Gruusia tantse. Kui tugev te olete, seltsimees Stalin, siristasid poliitbüroo liikmed seda Stalini tantsimist vaadates. Stalin lõpetas tantsu järsku ja muutus tigedaks. Oh ei, mind ei ole enam kauaks. Loodusseadused toimivad omamoodi. Ei, protesteeris Molotov koos teistega. Me vajame teid, seltsimees Stalin. Teil on veel pikk elu ees.
Novembris 1949 väljendas Albaania diktaator Enver Hoxha Stalinile soovi, et Stalin võiks elada lausa 100-aastaseks. Stalin kuulas seda juttu ja vastas naljatades: seda on vähe. Meil Gruusias on mõni inimene 145-aastane ja ta on veel elus. Laialt on teada fakt, et Stalini vasak käsi oli vigane. On erinevates raamatutes siis kirjas erinevad põhjused, miks see käsi vigane on. On kirjutatud näiteks, et Stalinil juhtunud õnnetus kelgusõidul, olevat tal hoopis kaasasündinud defekt, vigastus maadluse käigus, kaklus ühe naise pärast ja isa peks. Louis Jox oli Prantsuse saadik, kes kohtus augustis 1952 ehk circa pool aastat enne Stalini surma Staliniga Moskvas. Jox ja tema kolleegid leidsid, et Stalin nägi väga vana välja. Nad ütlesid, et ta juuksed olid palju hõredamad kui fotodel paistis ja ta nägu oli auku vajunud ja ta mõjus palju väiksemana, kui nad olid arvanud. Lahkudes valdas neid tunne, et nad olid kohtunud raugaga. Stalin suri 5. märtsil 1953 ja mõni päev enne seda avaldati ajakirjanduses, et Stalini tervislik seisukord on väga raske, siis kui ta veel viimaseid päevi elas. Endine Ameerika Ühendriikide president Harry Truman ja Briti peaminister Winston Churchill väljendasid Stalini puhul isiklikku kahetsust, et ta on nii haige. Churchill läkitas koguni oma erasekretäri Nõukogude Liidu saatkonda Londonis. Truman tegi avalduse, milles ta nimetas Stalinit tubliks meheks ja ütles niimoodi: muidugi on mul kurb meel tema raskest seisukorrast kuulda. Arst nimega Aleksandr Mjasnikov, kes oli Stalinit suvilas ravinud ja hiljem Stalini lahkamist jälginud, jõudis lisajäreldustele, mida polnud võimalik üldsusega jagada. Ta kirjutas oma mälestustes, mis pärast ta surma 1965. aastal KGB kätte sattusid, et Stalini ajuveresoonte järk-järguline lubjastumine mõjutas viimastel eluaastatel ta mõtlemist. Stalin olla Mjasnakovi sõnul kaotanud võime heal ja halval, kasulikul ja kahjulikul, lubatul ja lubamatul, sõbral ja vaenlasel vahet teha. Samal ajal süvendanud see veresoonte lubjastumine tema isiksuse omadusi. Sellises olukorras muutub ebasõbralik isik õelaks, umbusklik, aga haiglaselt kahtlustavaks. Ma väidan, et Stalini julmus ja paranoia, tema hirm vaenlaste ees, suutmatus inimesi ja sündmusi kainelt hinnata ning ülim kangekaelsus olid kõik suurel määral tingitud tema ajuveresoonte lubjastumisest. Sisuliselt juhtis riiki haige inimene, ütles Aleksandr Mjasnikov. Palju on räägitud sellist juttu, et maailmakuulus Vene psühhiaater Vladimir Behterev olevat veidi enne oma surma, mis toimus 24. detsembril 1927, vaadanud Jossif Stalini väga põhjalikult läbi ja pannud talle väga sünge diagnoosi, paranoidse skisofreenia diagnoosi. Kuid mingisuguseid kindlaid dokumente selle kohta siiski ei ole ja on öeldud, et kättemaksuks selle diagnoosi eest olevat Stalin lasknud Behterevi mürgitada. Ametlikel andmetel suri Behterev aga toidumürgitusse. Stalini surma täpsemad asjaolud on jäänud ajaloo hämarustesse, kas tegemist oli loomuliku surmaga või tema lähikondlaste sihipärase vandenõuga. Küll võime aga väita seda, et Georgi Malenkov ja Lavrenti Beria jätsid Stalini 13 või 14 tunniks ilma igasugusest arsti abist. 1. märtsi õhtul 1953, kui insuldi saanud Stalin lamas põrandal, helistasid ihukaitsjad Beriale ja Malenkovile. Beria ütles otsemaid: seltsimees Stalini haigusest ei tohi mitte kellelegi rääkida ja mitte kuhugile ei tohi helistada. Samal ööl tulid Beria ja Malenkov Stalini juurde. Loomulikult pidi neil olema selge, et Staliniga ei ole asjad korras, kuid insuldi saanud Stalin korraks norsatas ja selle peale hakkas Beria ihukaitsjaid sõimama. Mis paanikat te siin tekitate? Te ju näete, et seltsimees Stalin magab rahulikult. Küll üritasid ihukaitsjad seletada, et Staliniga pole asjad korras, kuid Beria ei teinud kuulmagi ja ütles Malenkovile: lähme, Georgi Maksimilianovitš, siin on kõik korras. Ärge meid enam häirige ja ärge seltsimees Stalinit äratage.
ühest väga kummalisest teooriast, mille järgi olla Stalini surmas oma käsi mängus olnud Ameerika Ühendriikide luure keskagentuuri töötajatel. Nimelt, 1996 ilmus Ameerika Ühendriikides raamat pealkirjaga Lumehunt ja selle autor Glenn Mead jõudiski järeldusele, et Stalini surmas oli mängus luure keskagentuur. Stalinil oli oma elu viimastel päevadel seletamatu huvi huntide vastu. Paar nädalat enne oma surma kohtus ta India suursaadikuga, kellele ta öelnud niimoodi: hunt luusib ringi mu vereotsinguil, tuleb hävitada hunte. Stalini tütar Svetlana Allilujeva on samuti rääkinud, et viimastel elupäevadel joonistanud Stalin pidevalt suurte kihvadega hunte ja käskinud oma suvilas kõik ahjud tulikuumadena hoida. Ja muide, poliitilistel karikatuuridel Nõukogude Liidus kujutatigi luure keskagentuuri agente huntidena. Eriteenistused kuulasid pealt pidevalt Stalini poja Vassili jutuajamisi ja pärast Stalini matuseid salvestasid need eriteenistused siis sellise jutuajamise. Vassili ütles oma autojuhile: Stalini kirstu juures seisid auvalves Malenkov, Beria, Molotov ja Bulganin. Järsku tuli sinna üks kõvera kepiga eidekene, kes ütles: tapsite ta ära, lurjused, ja nüüd rõõmustate, olge te neetud. India peaministri ametit on pidanud nii Jawaharlal Nehru kui ka tema tütar Indira Gandhi. Stalini surma järel ütles peaminister Nehru niimoodi: Stalin kasutas kogu oma võimu ja mõju rahu huvides. Ta oli hiiglase mõõtu mees ja murdmatult vapper. Ma loodan kogu hingest, et tema lahkumine ei tähenda tema mõju kadumist. Kuidas reageeris kapitalistlik Prantsusmaa Jossif Stalini surmale? Prantsusmaa peaminister René Mayeri valitsus kuulutas välja 3-päevasel leina ja käskis kõigis sõjaväeosades ja ametiasutustes trikoloori langetada. Valitsuse sõnul oli tegemist austusavaldusega liitlasriigi langenud juhile. Albaania kommunistlik liider Enver Hoxha oli ametis Stalini isikukultuse äärmusliku versiooni loomisega. Näiteks kavandas ta kord rahva Tirana keskväljakule kokku ja laskis neil põlvili laskuda ja anda 2000-sõnaline igavese truuduse ja tänuvande oma armastatud isale, suurele vabastajale, kellele nad kõige eest tänu võlgnevad. 1959. aastal möödus siis Jossif Stalini sünnist ametlikult 80 aastat. Teise maailmasõjaaegne Briti peaminister Winston Churchill pidas siis Briti alamkojas kõne, kus ta ütles niimoodi: Venemaale oli see suur õnn, et neil kõige raskematel aastatel juhtis riiki geniaalne ja murdumatu väejuht Jossif Stalin. Lugu sellest, kuidas tuleb alati oma valetamises jääda üldsõnaliseks, mitte laskuda detailidesse. 1930. aastate suure terrori ajal mõtles üks Stalinile ustav NKVD tegelane välja loo, kuidas keegi agent oli läinud Nõukogude Liidust välismaale Taani Kopenhaagenisse ja kohtunud sealses hotellis nimega Bristol Lev Trotski pojaga, et saada siis instruktsioone, kuidas Stalini võimu nõrgestada Venemaal. Kuid see agent oma fantaasia küllasuses ei teadnud, et see Bristoli hotell on tegelikult ammu maha lammutatud. Ja Taani ajalehtedes ilmus siis palju artikleid selle väljamõeldud hotelli kohta. Stalin, kui ta neid välismaa ajakirjades ilmunud artikleid luges, läks marru ja ütles niimoodi: kellele kurat see hotell pähe tuli? Öelnud lihtsalt, et nad kohtusid Vaksalis. Vaksalid seisavad ju alati püsti. Stalinile meeldis oma hirmuteod ajada oma kaasvõitlejate kaela. Näiteks 1930. aastate niinimetatud suure terrori ajal täitis Stalini käske tema minister Nikolai Jezov. Hiljem ütles Stalin, et terroris olevatki Jezov süüdi olnud. Stalin tahtis ikka, et tal poleks oma metsikustega mingit asja. Ta lausus kord kuulsale Nõukogude lennuki konstruktorile Aleksander Jakovlevile, et see terror oli kõik Jezovi süü. Jezov oli koletis, mandunud inimene. Helistasid talle komissariaati ja nad ütlesid sulle. Ta läks keskkomiteesse. Helistasid keskkomiteesse ja sulle öeldi. Ta läks kontorisse. Saatsid kellegi ta koju ja tuleb välja, et ta lamab oma voodis,
lakkud täis kui surnu. Palju süütuid inimesi oleme tema pärast kaotanud. Sellepärast me ta maha lasimegi, nii ütles Stalin. Anatoli Dobrõnin on legendaarne Nõukogude diplomaat, kes mitu aastakümmet, 1962–86, töötas Nõukogude Liidu suursaadikuna Ameerika Ühendriikides. Ta töötas välisministeeriumis aastast 1946, seega Stalini viimastel eluaastatel oli Dobrõnin noor diplomaat. Kord juhtus selline lugu, et Dobrõnin nägi, kuidas Stalin liigub oma ihukaitsjatega ja Dobrõnin tõmbus ehmunult vastu seina. Loomulikult märkas Stalin Dobrõnini ähmitäis olekut, läks Dobrõnini juurde ja küsis, kes ta selline on ja kus ta töötab. Ja siis viibutas seltsimees Stalin Dobrõnini nina all sõrme ja ütles niimoodi. Noored ei pea seltsimees Stalinit kartma, seltsimees Stalin on nende sõber. Dobrõnin kuulas seda Stalini juttu judisedes. Üks väga kummaline juhtum, mis pärineb 1937. aasta maikuust. Siis pidas Stalin 3 tundi kõnelusi Mihhail Koltsoviga, kes oli ajakirjanik ja Hispaania kodusõjas kajastanud sündmusi Pravda korrespondendina. Kui Koltsov hakkas uksest välja minema, kutsus Stalin ta korraks tagasi ja küsis mõtlikult. Seltsimees Koltsov, kas teil revolver on? Muidugi, seltsimees Stalin. Ega te ei ole mõelnud ennast sellest maha lasta, päris Stalin. Loomulikult mitte, seltsimees Stalin, pole mõelnudki, vastas Koltsov. Siis on hästi, vastas Stalin mõtlikult. Mõni aeg hiljem Koltsov arreteeriti ja lasti maha. Repressioonid, pidev karistada saamise oht ning Stalini iseloom ja tujukus tegid Nõukogude tippametnike elu peaaegu niisama raskeks kui võimuta lihtinimese elu. Võtame näiteks kõikvõimsa Nõukogude peaprokuröri ja hilisema välisministri Andrei Võšinski, kes tegelikult lausa paaniliselt kartis Stalinit. Igal neljapäeval pidi välisminister Võšinski minema Stalini juurde ja Stalinile ette kandma. On teada, et mida lähemale neljapäev jõudis, seda närvilisemaks Võšinski muutus. Seesama Võšinski, kes armastas ju kohtusaalis hüüda, laiaks litsuda need maod. 1930. aastate keskel vallandas Stalin Nõukogude Liidus niimetatud suure terrori, kui toimusid suured näidiskohtuprotsessid ja nendel näidiskohtuprotsessidel esines riikliku süüdistajana legendaarne Andrei Võšinski ise. Võšinski kaunistas oma süüdistuskõnesid ohtrate ülistussõnadega suurele, geniaalsele, targale, armastavale ja kallile Stalinile. Aga ühe oma ettekande lõpetas ta lausa niimoodi. Meie rahvas jääb ka edaspidi sammuma mööda viimasest mineviku porist ja jälkusest puhastatud teed, eesotsas meie armastatud juhi ja õpetaja, suure Staliniga, edasi ja üha edasi kommunismi poole. Muide, oma kohtukõnedes, kui ta kohtukõnesid lõpetas, nõudis Võšinski süüdistatavate mahalaskmist ja ta ütles niimoodi. Ma nõuan, et need marutõbised koerad tuleb maha lasta, viimane kui üks. Stalini isiksus oli selline, et ta ei kannatanud, et tema välja valitud ohver libises kättemaksu eest ära, kas või enesetappu sooritades. Näiteks tegi ta NKVD juhile Genrikh Jagodale hirmsa peapesu selle eest, et too ei olnud ära hoidnud Mihhail Tomski enesetappu, kelle vastu Stalin oli kavatsenud järjekordset kohtulavastust. 1930. aastate keskel suure terrori ajal toimunud kohtuprotsessidel tõestas Stalin, kui peen psühholoog ta on. Ta suutis kohtusaalis panna enda vastu tunnistusi andma vanad bolševikud, kes lausa anusid, et neile määrataks surmanuhtlus. Stalin oli neile ju valelikult lubanud, et taoliste ülestunnistuste puhul ja endale surma nõudmise puhul kingib ta neile elu. Loomulikult Stalin oma lubadust ei täitnud. Näiteks üks vana bolševik hüüatas oma viimases sõnas. Me ei kuulanud teda õigel ajal ja nüüd andis ta meile hea õppetunni. Millise õppetunni? Üks ütles veel niimoodi. Olen käitunud partei suhtes reetlikuna ja kui reetur olen ära teeninud mahalaskmise. On lausa hämmastav, kuidas Stalin mängis vana bolševiku Grigori Zinovjeviga suure terrori ajal toimunud kohtuprotsessidel kassi ja hiirt. Zinovjev tunnistas ennast süüdi väljamõeldud süütegudest,
sellepärast, et Stalin oli talle valelikult lubanud, et ta säilitab ta elu ja eriti olevat Stalinile meeldinud Zinovjevi suurejooneline lõppsõna, kus ta võttis endale omaks lausa absurdsed süüdistused. Zinovjev ütles lõppsõnas siis sellised peened laused. Minu moonutatud bolševism muutus antibolševismiks ja läbi trotskismi jõudsin välja fašismini. Trotskism on fašismi erivorm, aga Zinovjevism on trotskismi erivorm. 1931. aastal kanti Stalinile ette arreteeritud menševike süüasjast. Rahulolematu, et ei olnud õnnestunud neid panna üles tunnistama, justkui nad oleksid pidanud läbirääkimisi välisriikide kindralstaapidega, teatas raevunud Stalin. Ronige neile kukile ja ärge enne maha tulge, kui nad pole hakanud ülestunnistusi andma. Endine Gruusia valitsusjuht nimega Budu Mdivani tundis Stalinit juba noorpõlvest peale. Kui NKVD tegelased olid püüdnud Mdivanit veenda andma valetunnistusi iseenda ja teiste endiste Gruusia juhtide vastu, oli see Mdivani vastanud neile niimoodi. Te püüate mind veenda, et Stalin lubas vanad bolševikud ellu jätta. Ma tunnen Stalinit 30 aastat. Ta ei rahune enne, kui on meil kõigil kõri läbi lõiganud, alates rinnalapsest ja lõpetades pimeda vanaemaga. Ta keeldus enda vastu tunnistamast ja lasti 1937. aastal maha. Lugu sellest, kuidas partei peasekretär Jossif Stalin sõimas läbi partei tulevase peasekretäri Konstantin Ustinovitš Tšernenko. Toimus see teise maailmasõja ajal 1942. aastal. Tšernenko oli nendel aegadel Krasnojarski krai partei boss. Suure terrori ajal oli Tšernenko ametiredelil edenenud siis sala- ja pealekaebustega ja isegi hukkamistes osalemisega. Tšernenko andis ühele ajaloolasele ülesande intervjueerida Stalini tuttavaid Turuhanskist, orjameelse raamatu pealkirjaga Stalin Siberis asumisel jaoks. Ta andis raamatu trükki ja saatis selle heakskiidu saamiseks Moskvasse. Raevunud Stalin, kellel ei meeldinud, et tema minevikus soriti, helistas Tšernenkole ja karjus Tšernenko peale. Raamat keelati ära ja Tšernenko karjäär külmutati. Tsaari ajal saadeti marksistlikus tegevuses osalenud Jossif Stalin pidevalt Siberisse asumisele ja on öeldud, et asumisel viibides oli Stalin hämmastavalt liiderlik. Ta võrgutas pidevalt naisi ja kavandas asumiselt põgenemisi. Üks tema armuke oli koolitüdruk nimega Belageja ja tsaari salapolitsei ehk Ohranka kasutas Belageja puhul varju nime Nukuke. 1914. aastal Siberis asumisel viibides astus 35-aastane Stalin armuvahekorda 13-aastase Liidia Pereprõginaga. Liidia ei häbenenud hiljem meenutada, millist aluspesu Stalin eelistas. Ta kandis valget aluspesu ja madruse moodi triibulist vesti, usaldas ta rääkida oma intervjueerijale 1952. aastal. Liidia, 13-aastane, jäi Stalinist rasedaks. Laps sündis 1914. aasta detsembris, kuid suri varsti. Paar aastakest hiljem jäi Liidia uuesti Stalinist rasedaks ja nüüd sünnitas ta poisslapse, kellele pandi nimeks Aleksandr. Hiljem abiellus Liidia ühe teise mehega ja sai veel 8 last. Muide, kui Liidiale ja Stalinile tuli külla Stalini eakas sõber nimega Jelisaveta Tarassejeva, käsutas Stalin Liidiat niimoodi. Liidia, baabuška tuli teed jooma, toida teda hästi. Kord lõunas oma suvilas puhates pidas Stalin suurema õhtusöömingu ja seal juhtus üks ebameeldiv lugu. Stalin märkas Gruusia sigarettide pakki, millel oli kujutatud häbematus poosis tütarlast. Stalin läks täiesti endast välja ja ütles niimoodi. Millal te olete näinud korralikku naisterahvast sellises poosis? See on vastuvõetamatu. Kuidas toimus Stalini söömingutel suvilas laudlina vahetus ja toitude vahetus? Oli nii, et Stalin plaksutas käsi ja hüüdis. Puhas laudlina või uus laudlina. Koduabilised võtsid lina 4 otsast kinni ja kõik toidud ja nõud keerati sinna sisse. Segamini läksid siis must kalamari šnitslitega, hautatud kapsas praetud põldpüüdega, seentega täidetud faasan, püreega, kristall portselaniga, toodi puhas laudlina ja lauad kaeti uuesti hea ja paremaga.
20. sajandi algul, kui Stalin viibis pidevalt asumistel, olevat talle meeldinud asumisel siis kriminaalidega kõrtsis käia. Stalin ise ütles hiljem niimoodi: ma seltsisin peamiselt kriminaalidega. Me peatusime linnakese trahterite juures ja siis jõime maha viimsegi kopika. Säärast kurjategijatega lävimist peeti keskklassi revolutsionääride seas väärituks. Stalini legendaarsete pidude kohta on öeldud veel seda, et Georgi Malenkov laskis suurel juhil end tihtipeale niivõrd täis joota, et ihukaitsjad pidid Malenkovi koju vedama ja siis juhtus niimoodi, et 3–4 meest pidid tundide kaupa tohutu suures vannitoas Malenkovile elu sisse puhuma. Mõni sõna Kremlis toimunud Stalini kinoseanssidest. Alati enne seda, kui seltsimehed läksid Stalini suvilasse õhtusöögile, vaadati Kremlis mõnda filmi. Nendel aastatel oli Nõukogude Liidu kinematograafia ministriks Ivan Bolšakov, ta oli selles ametis 1939–1953 ja tema siis tervitas Kremli seltsimehi kino juures. Alati oli Bolšakovile suureks probleemiks, millist filmi Stalinile näidata. Enne otsustamist püüdis ta Stalini meeleolu ära aimata, et selle järgi siis filmi valida. Stalinile meeldisid näiteks Chaplini filmid. Stalin oli saanud enda valdusesse palju Ameerika, Inglise ja Saksa filme, mis varem olid kuulunud Goebbelsile. Stalinile meeldisid näiteks kriminullid, westernid ja gangsterifilmid ning Stalin nautis kinolinal nähtavaid kaklusi. Igasugune vihje seksuaalsusele oli täiesti keelatud. Kui Bolšakov näitas kord filmi, milles oli kergelt nilbusele kalduv stseen alasti tütarlapsega, põrutas Stalin rusikaga lauale ja ütles: kas te tahate kinost bordelli teha, seltsimees Bolšakov, ja kadus seejärel saalist välja. Kord oli niimoodi, et Bolšakov tervitas Stalinit hämaras kinosaalis. Kinosaal oli millegipärast väga hämar ja see hämarus kohutas Stalini jälle ära, ilmnes tema paranoia. Kes te olete? Mida te siin teete? Miks te end varjate? Lausa karjus Stalin. Ja kord juhtus kinosaalis ka selline asi, et üks kinomehaanik lasi maha kukkuda projektoril ja sealt voolas välja elav hõbedat. Ja siis seda kinomehaanikut süüdistati lausa generalissimus Stalini mürgitamise katses. Kord pärast sõda ühel uusaasta peol, mis toimus Stalini suvilas, oli Stalin joonud ennast väga purju ja tirinud oma tütre Svetlana juukseid pidi tantsuplatsile, et see siis poliitbüroo liikmetega tantsiks. Svetlana põgenes aga minema ja siis, kui Svetlana üritas põgeneda, hõikas Stalin talle veel järele: seltsimees peo perenaine, miks te meid õnnetud olendeid oma pea jätate? Juhtige meid, näidake meile teed! Kui Stalin õppis Gori vaimulikus seminaris, siis olevat ta olnud kooli kõige parem õpilane, kuid juba siis polnud ta aupaklik ülemuste vastu. Kord toimus üks koolimatk ja üks poiss võtnud siis kooliinspektori oma selga, et kanda ta üle oja. Stalin olevat seda poissi pilganud. Oled sa eesel või? Mina ei laseks jumalalgi oma seljas ratsutada, rääkimata mingist kooliinspektorist. 1928. aasta jaanuaris sõitis Jossif Stalin Siberisse vilja varuma või õigemini talupoegadelt vilja välja pumpama. Tagasi tuli ta äärmiselt tigedana. Mis seal siis juhtus? Omskist sõitnud ta mingisugusesse külakesse. Räägitakse, et ta agiteeris seal siis igati vilja ära andma. Keegi kohalik talupoeg olevat Stalinile lausunud niimoodi: sina Katso, Katso on siis grusiinlaste hüüdnimi Venemaal. Sina Katso, tantsi meile leskinkat, võib-olla me siis annamegi sulle vilja. Kui Stalin oli juba diktaator, siis rahva seas levisid kuulujutud, et Bezo Tšugasvili ei olegi Stalini tõeline isa, vaid Stalini isa olevat hoopis nimekas Kesk-Aasia maade uurija nimega Nikolai Przhevalski. Tõepoolest, kui vaatame Przhevalski portreed, siis mingisugune sarnasus Staliniga tal on. On räägitud ka seda, et Stalini tegelik isa olevat hoopis tulevane keiser Aleksander III, kes oli külastanud Tbilisit ehk Gruusia pealinna ja peatunud seal siis palees, kus Stalini ema olevat töötanud teenijannana. Kuid Przhevalski ei olnud Stalini eostamise ajal kindlasti mitte Kaukaasias. Lisaks räägiti, et Przhevalski on üldse homoseksuaalne ning Aleksander III ei olnud samuti Kaukaasias sellel ajal, kui Stalin eostati.
Jossif Stalin ehk sünninimega Joosep Džugasvili oli ema sõnul nõrk, habras, kõhn laps. Kui oli liikvel mõni viirus, siis Jossif selle kindlasti ka külge korjas ja seda esimesena. Tema vasaku jala teine ja kolmas varvas olid ujunahana kokku kasvanud. Kui Stalin oli väike poiss, juba siis nendel aegadel sai tema isast krooniline alkohoolik. Näiteks 1883 aastal sattus isa purjuspäi kaklustesse ja sai rahva seas hüüdnimeks põrunud Bezo. Oma alkoholiküllastel õhtusöökidel rääkis Stalin Hruštšovile ja teistele kaaslastele, et isa oli talle juba hällis sõrme otsast veini andnud ja Stalin nõudis, et seda sama tuleb teha oma lastega ja see ajas raevu tema teise naise Nadežda Allilujeva. Kui Stalin sai 5-aastaseks, siis oli isa visanud ta nii kõvasti vastu põrandat, et mitu päeva olevat Stalini uriinis olnud verd. Mõni sõna Stalini suhetest enda emaga. Lavrenti Beria poeg kirjutas, et Stalin ei armastanud oma ema ja levisid nõukogude ajal ka kuulujutud, et Stalin ei olevat oma ema nimetanud mitte kunagi teistmoodi kui sõnaga prostituut. Anton Antonov Ovsejenko kirjutas, et 1927. aastal saabunud Stalin Tbilisi raudteejaama ja näinud seal vastuvõtjate hulgas ka enda ema ja üllatunud Stalin olevat siis öelnud niimoodi: "Sina ka siin, vana..." ja sellele järgnes siis 4-täheline sõna, mis tähistab kõlvatut naisterahvast. Kui aga avastati Stalini kirjad enda emale, siis tuli välja, et taolised jutud olid tegelikult kõik valed. Stalin armastas enda ema väga ja emale kirjutatud kirjad lõppesid kõik niimoodi: "Ela 1000 aastat, minu ema." Vägivalda õppis Stalin juba oma kodus. Kord viskas ta oma ema kaitsmiseks isa lausa noaga. Stalin kasvas üles kaklemisimulisena, julmana ja nii raskesti kasvatatavana, et ema pidi tihti füüsilise karistamise appi võtma. On teada, et nooruses jagas Stalini ema Jekaterina Stalinile korralikult ka ihunuhtlust. 1930. aastatel, mõni aeg enne ema surma, käis Stalin Kaukaasias emal külas ja küsis siis emalt avameelselt: "Miks sa mind nii kõvasti peksid?" Ema vastas: "Sellepärast sust saigi asja." Ja ema küsis siis Stalinilt: "Kuule Jossif, kes sa nüüd päriselt õige oled?" Stalin vastas meelitatult: "Noh, kas sa tsaari mäletad? Ma olen midagi samasugust." Ema aga ütles: "Oleks parem, kui sinust oleks preester saanud." Kui Stalini ema soovis, et Stalinist tuleks preester, siis Stalini kingsepast isa soovis, et Stalinist saaks hoopis kingsepp ja ta ütles Stalini emale niimoodi: "Sa tahad, et minu pojast saaks preester? Seda sa nüüd küll ei näe. Mina olen kingsepp ja minu pojast saab samuti kingsepp." 20. sajandi algupoolel abiellus Stalin oma esimese naise Jekaterina Svanitsega, kes oli grusiin. Nende abielu olevat olnud õnnelik, Stalin olevat väga oma naist armastanud, kuid omal ajal ilmus Anton Antonov Ovsejenko raamat, kus on ära toodud kellegi Pjotr Možnovi tunnistus. Možnov kohtunud Bakuus ühe vanamehega, kes Stalinile ja Svanitsele olevat üürinud korterit ja see vanamees olevat siis öelnud niimoodi: "No kuule, mis revolutsionäär ta oli! Ta oli tõbras, lurjus. Geto, see oli siis Stalini naise hüüdnimi, oli tollal rase. Stalin aga sõimas naist sõnu valimata ja tagus teda jalgadega kõhtu. Meie naisega ravitsesime Getot. Stalini naine jäi pärast tiisikusse. Kui Kooba purjuspäi koju tuli, sõimas ta alati sõnu valimata naist. Kooba oli siis Stalini hüüdnimi." 1932. aasta novembris sooritas Stalini teine naine Nadežda Allilujeva ilmselt enesetapu. On räägitud seda, et Nadežda olevat Stalini vastu olnud tihti väga jäme ja ebaviisakas. Näiteks ratsaväelane Budjõnnõi on meenutanud, et Nadja alati nokkis ja alandas Stalinit. "Ma ei tea, kuidas ta sellega lepib", rääkis Budjõnnõi oma naisele. Ja kord olevat Hruštšovi sõnul Stalin rääkinud temale, et ta peab ennast pidevalt Nadežda eest vannituppa luku taha panema. Nadežda pidi siis prõmmima ukse peale ja karjuma. Kord olevat parteitegelane Nikolai Buharin sõitnud Stalini suvilasse sellel ajal, kui Stalinit polnud kodus olnud. Buharin oli jalutanud siis aias Stalini naise Nadeždaga ja juttu ajanud. Järsku oli Stalin ilmunud suvilasse, neile vaikselt ligi hiilinud ja lausunud Buharinile näkku vaadates hirmsad sõnad: "Tapan ära!"
Puharin võttis seda naljana, Nadežda olevat läinud aga näost valgeks ja hakanud värisema. Stalini kunagine sekretär Boris Bažanov on oma memuaarides kirjutanud, et Nadežda Allilujeva ehk siis Stalini naise kodune elu olnud väga raske. Kodus olnud Stalin täielik türann. Nadja rääkinud Bažanovile ohates enam kui üks kord. 3. päeva Stalin vaikib, ei räägi mitte kellegagi ega vasta, kui tema poole pöördutakse. Erakordselt raske inimene. 1930. aastatel hakkas Stalin arreteerima ka oma esimese ja teise naise lähemaid sugulasi ja kui Stalini tütar Svetlana julges ükskord Stalini käest küsida, et mille pärast tema tädid on siis arreteeritud, olevat Stalin vastanud niimoodi: lobisesid ülemäära, teadsid liiga palju, see aga tuleb kasuks vaenlasele. Ja Stalin lisanud veel niimoodi: kui sa hakkad nende advokaati mängima, panen ka sinu istuma. 22. novembril 1907 suri 22-aastaselt tüüfuse või tiisikuse tagajärjel Jekaterina Svanitse, Stalini esimene naine. Matustel ütles Stalin: see olend viipas ta avatud kirstu suunas, pehmendas mu kivist südant. Ta suri ja koos temaga surid minu viimased soojad tunded inimkonna vastu. Ta pani oma käe südame kohale ja ütles: kõik on siin kõle, nii kõle. Kui 1932 tegi Stalini teine naine Nadežda Allilujeva enesetapu, siis ütles Stalin Nadežda kohta niimoodi: ta tegi mu eluks ajaks sandiks.